Põhikooli õppejõud ja osalenud siis selles projektis Ärka-Märka tegutseb ning huvi soolisuse küsimuste vastu on juba ammune, sest on võimatu mitte huvitada nendest küsimustest, kui elad siin Eesti ühiskonnas. Ja nüüd siin edasi olen pealkirjastanud need tulemused, mida me saime uurides siin Eesti haridustegelaste vaated soolisusele ja see ülevaade, mille ma nüüd teile anda loodan, on siis sõnastatud poiste ja tüdrukute erinev koolimäng. Miks siis mäng? Mängul on mitmeid tähendusi. Üks on siis kaunise üle, see on minek teise teadvuse seisundisse, elada läbi põnevust ja pinget, siis mängu võib mõista ka kui tegevust, kus ma ei taha välja näidata, kuidas on päriselt asjad, see on tegelikkuse markeerimine. Mängitakse koosolekuid, mängitakse riiki ja tehakse nägu, et asi on tõsise asjaga. Ja kolmas tähendus mängul on minna avalikkuse näitelavale ja siseneda mingisse rolli. Rolli nõudmised võetakse siis mingis ulatuses vastu kui oma identiteedi sisu. Sellesse uude osasse elatakse sisse ja niimoodi meie lapsed lähevad kooli ja elavad sisse õpilase rolli. Roll kahtlemata vormib inimest ja nii on siis ka õpilase rolliga koolis avalikkuse näitelaval, mille nimi on kool. Poisid, siin on lihtsalt, et niimoodi nad sinna kooli lähevad ja nad mõlemad enne kooli minekut on siis veendunud, et nad on võrdselt inimesed, võrdselt tähtsad ja see roll ei peaks nende saatustes olulist osa mängima. Poisid ja tüdrukud sisenevad koolis niisiis õpilase rolli, toovad kaasa ka oma arusaama rollist poisi või tüdrukuna ehk soorollist. Ja praegu saadab seda kõike ametlik veendumus, et mõlemad sood on oma rollidest võrdsed. Nende võimalused on võrdsed ja nende kohtumine lähtub võrdsetest alustest. Niisugune on siis ametlik veendumus. Ja see muudabki üsna keeruliseks näha seda, kuidas tegelikult asjad on. Ja siit võib siis hakatagi otsima põhjust, miks siis see koolimäng tundub, et on kohasem ühele sugupoolele ja teisele sugupoolele kohe üldsegi mitte, sest nemad on lavalt suures osas Eesti koolist tänaseks lahkunud ja on ka lahkumas või väga paljud ei kavatsegi seda koolimängu kaasa teha. Ma mõtlen siin siis meessoost inimesi. Olen auditooriumides jõudnud sellisesse seisu, kus peaaegu enam ei kohta mees hinge nende üliõpilaste seas, kes on valmistumas siin ette aineõpetajateks või klassiõpetajateks. Nii et kui praegu Eesti koolis see protsent on 14-86, siis mõne aja pärast võib prognoosida, et lahknevused on veelgi suuremad. Ja koolimängu katkestajad, miks on siis ühe sugupoole esindajad lavalt lahkumas, miks ei veeta neid enam see mäng, miks just meessoo esindajad ei soovi enam jätkata juba kord alustatud mängu ja teame, et kooli katkestajatest ligi 70% on poisid ja kooli õpetajaskonnas siis mehi on vaid 14%. Kool aga huvitab ühiskonda endiselt, huvitab tulevikuga seoses. Kooli tuleviku dimensioon võimendab siis seda soovi, et hoida koolis toimuv tugeva kontrolli all. Kontroll koolis toimuva üle näib üha tugevnevat, sest on mitmesugused uued ja peened evaluatsioonisüsteemid tekkinud ja tugevneb ka nii õpilaste kui õpetajate hõive, et hoida nende elu kontrolli all. Ja niimoodi siis kool kannab enesest visiooni inimesest, nagu teda näha tahetakse,
aga ühiskonnas nagu ta on, sest kooli ülesanne, ülesanne on mitte muuta ühiskonda, vaid säilitada olemasolevaid võimusuhteid. Ja kooli lõpetavad just niisugused noored inimesed, keda siis ühiskonnas aktsepteeritakse. Koolis inimene sotsialiseerub. Sotsialiseerumine toimub läbi kooli argirutiinide, mis selgub koos sõnul siis läbi normaliseerivate praktikate, sest igaüks tahab ju elada nii, et teda peetakse normaalseks ja elupraktika annab väiksed käsulaused inimestele, et sellisena oled sa siis normaalne. Poisse ja tüdrukuid võrreldakse koolis omavahel ja võrreldakse siis neid üksteisega ja otsustatakse siis nende koha üle normaalsuse teljel. Ja siin hakkavad kaasa mängima ka soostereotüübid. Kuigi kool on kuulutanud, et ollakse võrdõiguslikud ja ollakse siis sooneutraalsed. Ja siit alates, kus lapsed soovivadki olla normaalsed poiss ja tüdruk, muutubki koolimäng kummagi jaoks erinevaks. Sellest poleks iseendast midagi, sest nii nagu erinevad isiksuse tüübid, nii ka erinevad soorollid ju rikastavad inimesi. Mida rohkem erinevusi, seda parem, seda tugevam on see nähtus iseeneses. Aga tasub vaadelda lähemalt, milline poiss ja milline tüdruk on aktsepteeritud, kui normaalsed või kui isegi soovitud poiss ja tüdruk. Feministist soouurija Carrie Pechter kirjutab: võim on alati sooline, kuna teadmine on sooline. Lapsed valmistuvad elamise praktikateks, kus maskuliinsus on rohkem väärtustatud. See nõuab elukorraldust, mis säilitaks maskuliinsuse domineerimise. Näib paradoksaalne, aga läbini feminiseerunud kool taastoodab soorolle ja elukorraldust, kus maskuliinsus on rohkem väärtustatud. Et selline tahaks ka olla siis see väide, milleni sai jõutud, kui me uurisime ja analüüsisime Eesti haridustegelaste süvaintervjuusid. Et kooli feminiseerumine aitab veelgi enam domineerida ühiskonnas tavapärasel maskuliinsusel. Aga kool ise on näete selline, et just needsamad tugevama soo esindajad lahkuvad ja õrnema soo esindajad kannatavad välja sellesama maskuliinse kooli. Tüdrukute ja poiste erinevas käitumises, olemises ja hoiakutes on meie intervjueeritavad veendunud ja on seda vahtlasti kogenud. Tüdrukutele omistatakse leplikkust intervjueeritute poolt, rohkemat stereotüüpsust ja poistest erinevaid just kohanemisele suunatud strateegiaid. Tüdrukud niisiis ei otsi asjadele loogilist seletust, nad lepivad kõigega, on vähe nõudlikud, aga poisid teevad seda, mis on nende jaoks mõtestatud. Ja niimoodi mul olid siin teksti näited võetud rohkem selle slaidi esitluse peal, nüüd ma lihtsalt pean nad ette lugema. Õpetaja ütleb, poistele ei saa samamoodi asju seletada kui tüdrukutele, sest poiste hulgas on väga palju praktilise intelligentsusega inimesi. Tüdrukud võivad lahendada päheõpitud valemi järgi mingisuguseid tühje reegleid ja vaat siis, kui ta lahendabki ära ülesande ja saab kooli staadioni pikkuseks 400 kilomeetrit, siis ta on täiesti rahul. Nii et mõte on, et tüdrukud jälgivad instruktsiooni ja ei aseta küsimuseks täiesti mõttelagedat tulemust, mida nad siis ülesandele saavad. Enamus intervjueerituid märkisid, et tüdrukud õpivad kõik korralikult ära, et see, et nad ongi korralikud, see on peaaegu loodusseadus, aga ja ongi ka normaalne ja tavaline, et kooli hea õppimine ja nõuete täitmine ei pruugi kindlustada paremat elu. Hästi äraõppimine otsekui vastanduks vabadusele ja loovusele, ega ei pälvi elus edu. Salamisi intervjueeritavate kõnepruugi jälgides tundus, et ka nemad väärtustavad vabadust ja loovust rohkem kui korralikkust. Ehk seda, mis on siis omistatud pigem poistele kui tüdrukutele.
Ja siin taas näide meesdirektori tekstist. Samalajase hindamise juures ma arvan, et tüdrukud saavad paremaid hindeid sellepärast, et nad on korralikumad. Ent ma julgen ka arvata, et õpetajad on poiste juures väärtustanud rohkem seda leidlikkust ja analüütilist taju ja probleemikäsitlust. Tihtipeale tüdrukute puhul lihtsalt hinnatakse seda korrektset ärategemist. Nii et ühesõnaga leidlikkus ja analüütiline taju ja probleemikäsitlus, kui seda ilmutab tüdruk, siis õpetaja ei vaata sellele niimoodi, kui et seda ilmutaks poiss. Ja selline praktika võib siis ju ka tüdrukuid orienteerida, mitte olema leidlik, mitte lahendama probleeme. Mitme intervjueeritu arusaamades on tüdrukud alalhoidlikud, poisid aga ettevõtlikud, domineerimisvajadusega ja aktiivsed. Ent teisalt poisid on ka haavatavamad ja tundlikumad. Siin jälle tsiteering õpetajat. Keegi psühholoogidest ütles, et kui maha suruda või painutada tüdrukut või poissi, siis tüdrukud on nagu visanud. Painduvad ja tulevad jälle tagasi, aga poisid murduvad. Et nad ikkagi on hellemad just selles mõttes, et nad oma emotsioone ja asju ei ela välja. Nii et siin poiste haavatavus on probleem. Ja selle tõdemine ju tähendab, et see tähelepanu poistele on õigustatudki olema suurem. Tunnistatakse ka teoreetikute poolt, et poiste võistluslik ja lammutav käitumine on ühiskondlikult enam aktsepteeritud kui reeglitele allumine. Reeglitele alluja poiss on nohik ega pälvi lugupidamist, reeglite rikkuja tüdruk aga on paha ja ei pälvi samuti lugupidamist. Nii et suhe reeglitesse on mõlemad erinevad. Poisid on niisiis, kui veetlevad loovad infantiilid ja tüdrukud kui igavavõitu institutsiooni alalhoidjad, kellele tänu siis kool toimib. Mitmed intervjueeritute märgitud poiste ja tüdrukute erinevused on seotud ühiskonnas laiemalt valitsevate kuvandite, jõujoonte ja mentaliteetidega. See heiastub omakorda ka koolis. Nii et ega seda õpetajad pole välja mõelnud, neid ei maksa süüdistada. Õpetajad siis alateadlikult järgivad neid mudeleid, mis on ühiskonnas üldised. Ent on Eestiski areenile astunud uus tüdruk, keda Skandinaavia maades märgati aastakümneid tagasi. See on aktiivne, algatusvõimeline, kes julgeb esineda, kes julgeb ka vaidlustada asju. Ja meie intervjueeritavad on sellise tüdruku olemasolu ka märganud. Edasi soolistunud ootustest ja mis siis meie intervjueeritud välja tõid. Kooli peamised vahendid kooli sotsialiseerimisülesandes on kinnistatud kooli harjumuspärasesse struktuuri. See on siis kooliteooriate väitel niimoodi ja kool sotsialiseerib inimlapsi läbi hierarhiate, läbi kõnelemise korra, läbi tööreeglite, läbi muutumatute rollide ja kooli üldise normatiivsuse. Kooli mängus niisiis on sisenetud õpilase rolli ja tasub nüüd küsida, mis on see õpilase roll. Selle feminiinsele iseloomule on mõned soouurijad juhtinud tähelepanu ja kui lihtsalt kooliteooriate järgi neid soorolli kirjeldusi või õpilase rolli kirjeldusi lugeda ja ka kuidas meie endi koolilapsed tajuvad, et kes on kooli soovitud õpilane, siis tulevad esile järgmised momendid. Õpilane on see, kes võtab teadmist vastu, kes tarbib teadmist, kes on passiivne, kes teeb ja ütleb, mida õpetaja tahab ja siis, kui luba antakse, teeb alati ära korralikult oma kodused tööd, on kuulekas, ei vaidle kunagi vastu, teab õiget vastust ja täidab juhtnööre. Õpilane on orienteeritud sellele, mis tuleb temani väljastpoolt teda. Õpilase enesesubjektsus ja algatusvõime. Seda küll on tõdetud, et ka siin on nihked, nüüd juba on ka see koolis oodatud, et õpilane algataks, õpilane tekitaks ja õpilane ka mõtleks. Simone de Beauvoir on kirjutanud, naine on igavene õpilane. See tähendab, ta tahab sellega öelda, et naine ei olegi kunagi piisavalt õppinud, tal ei olegi võimalust või tal ei ole väljavaadet saada kunagi piisavalt iseseisvaks.
aga õnneks on need read kirjutatud ikkagi oma 70 aastat tagasi. Õpilase roll on püsinud hämmastavalt muutumatu aastasadu, nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Pika koolipõlve jooksul on muutused õpilase rollis ju tühised. Ja just paradoks on selles, et see roll nagu peakski kaotama ebavõrdsuse ja sugude järgi eristamise ja tagama võrdsuse. Aga tegelikkuses on ju niimoodi, et poisid sellisesse feminiinse iseloomuga rolli kuigi meelsasti ei sisene ja kui nad selle rolli tunnusjooned omaks võtaksid, siis nad ei pälviks lugupidamist ei oma kaaslaste poolt ega mitte ka teiste tüdrukute poolt. Nii et see kooli paradoks on selles, et õpilase rolli sisenemine siis ja sellega identifitseerumine meessoo esindajate poolt, see kuidagi pidi, seda poissi heidab temale varju, et ta kuidas ta ikkagi sellega kaasa läheb. Poisse suunab ühiskonnas nähtamatult soostereotüüp, mida on nimetatud hegemooniline maskuliinsus. Kes see on siis? See on õige ja tõeline mees. Sooria Kannel väidab, hegemooniline maskuliinsus tähistab sellist maskuliinsuse vormi, mis on domineerivana mingis kultuuris esile tõstetud, et legitimeerida patriarhaalne ideoloogia. Ja mida see siis sisaldab endas see olemine tõeline mees, seda on pidevalt vaja saavutada ja tõestada iga päev, et ma olen tõeline mees ja selle hegemoonilise maskuliinsuse sisuks on siis võimukus, domineerimistahe, nähtav olemine, esiplaanil olemine, võistluslikkus, ka agressiivsus, ka füüsiline tugevus, enesekindlus ja mees läheb ja paneb ennast maksma. Seda hegemoonilist maskuliinsust, sellest on palju kirjutatud ja palju on seda ka uuritud. Ja tundub, et nüüd uusliberalistlikus õhustikus, kus valitsevad džungliseadused, selle rolliga samastumise tahe pigem tugevneb kui nõrgeneb. Ning Eesti mees ju tahab olla õige ja tõeline mees ja hegemoonilisse maskuliinsusse on sisse kirjutatud ka see, et tuleb vastanduda naissoole. Häbiväärne on olla nagu plikad. Aga mida teeb õpetaja? Toob poistele eeskujuks tublid õppijad tüdrukud. Ja mida siis poiss järeldab sellise asja peale, seda võib ju päris lihtsalt arvata. Ja saabki siit järeldada, et suhe õpilase rolli on kummagi poolelt erinev, selle erinevuse taust on siis soostereotüübid. Tüdruku jaoks kinnitab see igipõlist naise rolli, poiss aga ei soovi sellesse mahtuda ega sellega samastuda. Meie intervjueeritud tõstesid tugevat ootuste erinevust poistele ja tüdrukutele ja tunnistasid ka nende seotust traditsiooniliste soorollidega. Tüdrukute suhtes on märgatud suuremat kohustatust olla just selline õpilane, nii nagu norm ette näeb. Ja nüüd tsiteering ühelt õpetajalt, näiteks tüdruk ei tohi kunagi midagi halvasti öelda või käituda, sest see pole üldse võimalik. Kasvanud ja sündinud on nad juba sellised. Aga poisile me saame lubada, et ta jookseb natukene, jookseb või õpetaja jalge vahelt läbi. Õppimisest, kuidas ikka tüdruk jätab asjad maha või kuidas tüdruk üldse õppimata jätab, see ei ole võimalik. Aga jah, tegelikult on nad ju lapsed ühtemoodi. Soorollide tundmine nende õilsas mõttes nagu vastastikune viisakus, ka see kuulub õpetajate ülesande sisse. Ja oma soo kaudu on võimalik ka õpilasi heas mõttes mõjustada nii hoiakutes, tahte tugevustes ja vääristada inimeseks olemist laiemalt ja seda just siis poiste puhul, et ole nagu mees ja siin tuua esile traditsioonilisi mehisust ja julgust ja vastutustunnet. Nii et heas mõttes on ju võimalik, et sooroll võiks olla vasatusvahend. Ja siin tsiteerin ühte meesõpetajat. Meesõpetaja tavaliselt ootab, et nad oleksid ikka mehed, mitte kelgunöörid. Võib-olla see ikkagi on nii, et sa oled mees, võta ennast kokku või et sa oled tüdruk. No kuidas sa oled nii räpakas? Tüdrukutelt eeldatakse nagu korralikkust, poistelt, et nad ei oleks lõdvad ja et mehel oleks ikka sisu olemas.
Ja nüüd siis niisugune moment, mis tundub, et on märgilise tähendusega. Igatahes mõtted haakuvad minul vähemalt sellesse tihti. Ja see on enamuste intervjueeritute väide, et poisid saavad andeks. Ja see kandub edasi ka meesõpetajate osas, et meesõpetaja saab andeks. Nii et poisid ja mehed saavad koolis rohkem andeks. Mida siis sellisest asjast arvata? Noh, siin tsiteerin õpetajat. Jah, kindlasti muidugi poistele anname andeks niisugust jooksmist ja sebimist ja teatud vanuses me peamegi seda loomulikuks. Aga ma arvan, et see ongi loomulik. Kui tüdrukud omavahel koridoris maadlevad, see ei ole minu jaoks küll aktsepteeritud tegevus. Aga kui poisid seda teevad, siis on see täiesti normaalne, sellepärast, et poisid ei saa ju suureks kasvada, kui nad ei ole jõudnud proovinud. Jah, ma tõesti suhtlen väga stereotüüpselt. Nii ütleb õpetaja, kes tänases päevas on ka õppejõud õpetaja hariduses. Poistel on ka õppimises teistsugused ootused. Neilt ei eeldata samaväärselt kodutööde tegemist ja tüdrukute hea õppeedukuse staatus on koolis tegelikult madal ja ka pärast kooli ei tõuse see mitte. See, et tüdrukute edu tõlgendatakse usinusega ja poiste edu andekusega, on kujunenud omamoodi rahvusvaheliseks rändavaks diskursuseks. Mida see siis poiste andeks saamine tähendab? See teeb võimalikuks vabandada vastutusest just kõigest sellega seoses, mis puutub koolisse. Ja hiljem siis ka juba toetudagi naispoolele. Naised teevad ära need rutiinsemad tööd, kõik selle, mis hoiab institutsioone alal. Meestel võib kujuneda omamoodi habitus. See on hoiakute ja käitumisootuste või käitumisviiside kompleks ja võivadki kujuneda välja liikmehi, keda siis naised nii-öelda nii tööl kui ka elus järel lohistavad ja kes valitakse siis juhiks pelgalt sellepärast, et ta on mees. Ja selline praktika on siin Tallinna Ülikoolis lausa väga tavaline. Et sellest, et ta on mees, juba piisab, et esitada talle ka ootused, et nüüd sünnipäraselt pead sa, kui sa oledki juba hea juht. Edasi leitakse, et kool ei sobi poistele. Poiste stress on nähtavam, ent uuringute järgi on hoopistükkis tüdrukud kooli suhtes rohkem depressiivsed ja vaimse tasakaalu probleemidega. Poiste negatiivset suhtumist kooli seletatakse sageli nende loomupäraste omadustega. Tuuakse välja intervjueeritute poolt, et poistel on ju igav koolis tuimalt tuupida. Neile ei sobi kohustuslikkus ja monotoonne töö ja hindel õppimine. Poisid tahavad asja selgeks saada, poisid tahavad protsessi nautida. Ja leiti ka, et poisid vajavad vaimset partnerlust ja suuremat intellektuaalset stimulatsiooni. Kõige selle taga oli aga vaikne nõusolek, et tüdrukutele ei olegi need asjad kuigi olulised. Ja tore, kui nad sellest ka osa saavad, aga nemad ju täidavad või mängivad koolimängu niigi oma jõupiiridel. Teoreetikute vaates ja rahvusvahelistes uurimustes on välja toodud, et poisid okupeerivad koolis enamuse füüsilisest ja verbaalsest ruumist, saavad rohkem tähelepanu ja on rohkem seotud koolivastase kultuuriga. Tüdrukud on nähtamatud ja konformsed kooli eetlasele. Nad on rohkem kontrollitud nii õpetajate kui teiste tüdrukute poolt. Ja ka poiste ja tüdrukute ebaõnne mudelid koolis on erinevad. Tüdrukute edu nähakse tihti kui probleemi. Tuletage meelde siin kevadel Priit Pulleritsu palju laineid löönud artikkel Postimehes, kus ta valises ja luges peaaegu maailma lõpuks selle asjaolu, et tüdrukud saavad nii palju hõbe- ja kuldmedaleid kooli lõpetamisel, et tüdrukute protsent on seal suurem. Nii et tüdrukute õnn võib olla laiem probleem ja poiste ebaõnn on samas kärarikkam ja märgatavam. Ka hind, mida punkti maksab, on erinev. Tüdrukutel esineb psühhosomaatilisi häireid rohkem ja tüdrukute pingutusi ei krooni tihti samaväärne edu. Hiljuti siin käisime
ERA konverentsil Gertrud Vasemaaga ja ühes sakslaste ettekandes näidati graafikut, kuidas akadeemilises karjääris alustavad poisid palju madalamalt kui naised ja hiljem see akadeemiline karjäär poistel hüppab meestel kuhugi kõrgele üles ja naistel vaatamata sellele, kui palju nad ka tööd ei tee, hakkab see tasapisi langema. Nii et naiste karjääri väljavaated ülikoolides on palju sandimad. Siiski on arenguid, sugude suhetes on rohkem variatiivsust, on alternatiivsed feminiinsus ja maskuliinsusi. Ja leidub ka kriitilisi ja karme tüdrukuid ning leidub häbelikke poisse. Tänane teema siis rahvusvahelistes soouuringutes on murelik teema. See on poiste nõrgenenud ja marginaliseerunud positsioon. Ja seesama just mure, et miks tüdrukud on edukad ja siis tekkinud on nii-öelda see Failing Boys diskursus, poisid, kes kukuvad läbi. Eestis on muidugi mõiste ka vägagi põhjus seda diskursust alal hoida, sest ei pea ju täheldama kõik see, millest räägitakse seoses soolisusega, et poisid peaksidki ebaõnnestama kõige selle pärast. Vastupidi, poisid ei tohiks mitte ebaõnnestuda, aga just seesama koolimäng on niisugune põhjuste allikas mõneti, mis võib viia poisid ebaõnnestumiseni. Ja meie intervjueeritud rääkisid ka poiste mahasurumisest koolis, mis ilmselgelt leiab aset ja on tõene. Poisse siis ühtpidi justkui mõistetakse rohkem, teistpidi aga ka karistatakse. Ja poiste mahasurumine näib toimuvat rohkem selle tõttu, mida koolis nõutakse, milline on kooli kodukord. Kuivõrd see, mida nõutakse, on siis hegemoonilise maskuliinsuse taustal feminiinne, siis poisid ei ole õpetajatele mugavad tegelased. Õpetaja aga on väsinud ja ta tahab, et häireid oleks tema töös vähe. Ja siit siis poiste suunas alavääristamine, noomimine, vähesed edu elamused, mis mõjutavad poiste enesehinnangut veelgi, sest räägitakse ju seda kõike tüdrukute ees ja ilmselt on põhjus seda nende väljalangevusega ka seondada. Ja siin minu järeldus on, et kooli igipõline raudne kord näeb olevat isegi rohkem väärt kui noorte meeste identiteedi pürgimused. Nii et koolikord on ülimuslikum. Poistelt niisiis ka eeldatakse rohkem halba ja nad on süüdi juba automaatselt. Ja õpetaja siis, tsiteering õpetajalt, neid hästi õppivaid tüdrukuid võib-olla on ka rohkem kui hästi õppivaid poisse. Ent need poisid surutakse kuskil juba varem maha. Meie kool on ka väga palju ikkagi faktipõhine ja jätabki sellise loova tegevuse ja isetegemise jaoks vähe ruumi ja meie õpetajad ei ole selleks valmis. Nii et kooli edu identifitseeritakse pigem naiselikkusega, mitte mehelikkusega ja rahvusvahelises kirjanduses kohtabki väidet, et tänapäevases mehe kuvandis on kaduma läinud akadeemiline edukus. Nii et sellist soovitud ja eeskujulikku ja väärt meest määratletakse ilma, et selles sisalduks akadeemiline edukus. Ja niimoodi siis poisid lausa püüavad, hästi õppivad poisid või keda tõesti huvitab see, mis on akadeemilise teadmise taga, on ka olemas uurimused, kuidas nad püüavad maskeerida oma huvi ja oma edu, et mitte kaotada oma staatuses kaaslaste ees. Ja siin küsimus ka, kumb on tegelikult rohkem väärt ka naisõpetaja jaoks. Ja nüüd ma loen teile pikema tsitaadi ja siin tuli eredalt esile, mis siis toimub ühe tubli naisõpetaja teadvuses, kui jutuks on poiste ja tüdrukute lahus õpetamine. Õpetaja räägib nii. Poiste klassi tunni ettevalmistamine, see nõuab väga palju rohkem läbimõeldud tegevust.
see ei ole nii, et ma lähen klassi ja hakkan nüüd alles raamatust lehekülgi lappama, et mis me täna teeme. Poisteklassi tund peab olema väga põhjalikult ette valmistatud. Mina olen see tüüpiline poisteklassi õpetaja, sellepärast, et mulle meeldib poistega tööd teha. Nad on aktiivsed, nad on ausad, töökad, lihtsalt lust neid õpetada. Ma andsin mõlemast klassist tunde, nii poistele kui tüdrukutele, siis poiste klassis see materjali hulk, mis tunnis läbi võtta, on väga palju suurem kui tüdrukute klassis. Head kuulajad, siit võite ise teha järeldused, mis toimuma hakkab, kui meil tõepoolest laieneks poiste ja tüdrukute lahus õpetamine. Ja küsin, kas te sooviksite oma tütart panna tüdrukute klassi, kui õpetab õpetaja, kes leiab, et poiste klassi tunnid väärivad ettevalmistamist, aga tüdrukute klassis saab ka niisama läbi. Ja nüüd siin mõned sõnad haridussüsteemi feminiseerumisest. Koolimäng on niisiis platsile jätnud valdavalt naised. Haridussüsteemi feminiseerumine on rahvusvaheline probleem, ulatub kõigile haridustasemetele ja tasapisi on siis sellega harjutud, aga mitte hakatud seda pidama loomulikuks. Meie intervjueeritute jaoks oli teema tundlik, siin paar tsitaati. Praegused noored ongi näinud ainult naisõpetajat. 60 aastat on kasvatud naisõpetajate käe all. Noored peaksid koolis nägema ka mehi, et siduda meeste õpetajaks olemist. Ja edasi, milles siis põhjus on? Milles nägid meie intervjueeritud põhjusi kooli feminiseerumisel? Peamine seletus on väikesed palgad, sest mees ei saa säilitada traditsioonilist perekonnapea staatust ja pealegi alandab nii väike palk meest. Palga problemaatilisust toetab teine stereotüüp. Mees peab toitma pere. Ja siin õpetaja tsiteerib. Me käisime seal miitingul, kus noor mees õpetaja ütleb, et kas mul on midagi viga, et ma sellise palga eest töötan. Ega ikka esimene asi on ju raha. Ootamatult ilmneb, et mehi peletab koolist ka koolide raskus ja põhjus on ka lühike karjääriredel. Kooli, nagu ta meil täna on, selle päästab naise sitkus, vastupidavus ja lõputu kannatlikkus. Koolidirektori tsitaat. Kes on siis kangem, kas naine või mees, kes alati veab rohkem elus läbi tegelikult? Väga paljud meie noored mehed ei olegi valmis sellist koormat vedama. Ja järgmine põhjus. Esines arusaam, et õpetaja amet ongi rohkem naistele sobib naiste iseloomuomadusega. See oli essentsialistlik lähenemine. Ja just nende samade loomuomaduste pärast on siis õpetaja amet ka kujunenud naiselikuks ja sellepärast on ka õpetaja ameti staatus ühiskonnas madal ja sellise ameti pidamine ju alandab meest. Eesti kooli feminiseerumisel nähti ka ajaloolisi põhjusi. Siin paar õppejõud just mainisid. Mõjus kaasa sõda. Mehed olid tapetud, naised sattusid kooli tööle. Koolis oli kergem, haritlased viidi Siberisse. Nüüd ongi haridus naiste pärusmaa. Ja taas see motiiv, et meesõpetajate harv esinemissagedus annab meesõpetajale lisaväärtuse ja tallegi antakse rohkem andeks. Meeste vähesus koolis loob neile eristaatuse. Ja siin siis 2 õppejõu väljendust. Ütleme ausalt, kui mees on koolis, siis ta on juba rõõm omaette, et mõnikord tunnustatakse seda meest ainult selle eest, et ta on mees. Ja teine õppejõud, ootused kummalegi. Meesõpetaja puhul on peamiseks ootuseks, et tule ainult kooli. Neile enam ei pandagi ootusi, et nad oleksid head õpetajad, vaid et nad ainult tuleksid kooli. Ja siin siis kokkuvõtlikult valdkondade feminiseerumine ei paranda mitte naiste positsioone ei ühiskonnas ega ka koolis. Tüdrukute väärtust ei tõsta nende arvuline ülekaal ja ka mitte nende paremad õpitulemused. Ja ka mitte tippsaavutused ametialaselt, ka maskuliinsetel alatel. Niimoodi väidavad teoreetikud erialases kirjanduses. Akadeemilise survega on saavutatud, et tüüpiline tüdruk on hea, kõvasti töötav õpilane.
Ja teoreetikute poolelt veel. Laienenud on ühiskonna nõudmised naissoole, ent mitte naissooliste väärtuste tähendus. Tüdrukud ja naised maksavad oma edu eest kõrget hinda. Kannatatakse ülepinge ja stressi all, et teenida nagu mees. Püütakse ühendada akadeemiline edu naiseliku atraktiivsusega meestele meeldida. Hariduses edukad tüdrukud on ängistatud ja rõhutud. Tööturu feminiseerumine on hoopiski kaasa toonud uue viisi, kuidas naised töö lubamisega välja kurnatakse, neile madalamat palka makstes. Feministlikes diskursustes on küsitud, mis soost on haridus ja kool ja leitud, kool on meessoost, vaatamata sellele, et feminiseerumine koolis on saavutanud enneolematu ulatuse. Sest kooli iseloom püsib endine või on seda maskuliinseid jooni käimasolev uusliberalist isegi tugevdanud. Konkurents, hierarhiad, distsipliin, erinevad kontrollisüsteemid, paremusjärjestused, pingeread, võimukäitumine ja Eestis hiljuti absoluutse ainuvõimu andmine direktoritele AIKSO poolt, mis on, mille peale kõik kasvatusteadlased tõuseksid tagajalgadele, nähes ette, mida see enesega kaasa toob. Ja pehmete väärtuste väljavaated vähenevad uusliberalistlikus tegelikkuses. Feminiinne tegijaskond koolis aga hoiab hästi alal toimivat korda, sest neid ei olegi orienteeritud olukorda muutma. Ja nii tugevdab kooli feminiseerumine ühiskonna maskuliinsete väärtuste püsimist. Aitäh kuulamast!